Poliitkoridorides käib aina aktiivsemalt mäng, kes tahab saada presidendiks. Mängu muudab aga keerulisemaks asjaolu, et Kadriorust tulevad signaalid on täna väga segased. President Alar Karis on varasemalt öelnud, et tema uuesti kandideerimine oleks väiksemat sorti ime, kuid nüüd viimastel kuudel on tema seisukohad muutunud pehmemaks, ehk ta ei soovi veel kindlalt välja öelda, kas ta tahab uuesti kandideerida või mitte. Täna lisandus aga Karise kõrval areenile täiesti uus nimi, diplomaat Riina Kionka. Riina Kionka on pika staažiga diplomaat. Kuni augustini töötas ta Eesti suursaadikuna Pakistanis, kuid naases seejärel Euroopa Liidu välisasjade peamajja Brüsselis. Tema CV-sse kuulub ka kogemus Poola peaministri Donald Tuski välisnõunikuna ajal, kui viimane oli Euroopa Ülemkogu eesistuja. 90-ndatel, mil Kionka välisministeeriumisse tööle asus, tegeles ta nii Vene vägede Eestist väljasaamise kui ka Eesti NATO ja Euroopa Liiduga liitumisega. Presidendikandidaadina ilmus Riina Kionka avalikkuse ette läbi Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa. Viimane toonitab siiski, et tegemist on hoopis Reformierakonna soosikuga, keda nad ise avalikkuse ette visata ei soovi, vaid palusid seda teha sotsidel. Te olete õigesti asjast aru saanud, et lõppkokkuvõttes me ei räägiks seda ja mina sellest mingit erilist numbrit ei teeks ka praegusel juhul. Aga ma olen olnud sunnitud vastama ajakirjanike küsimusele, kuna Reformierakond hoolitses ka selle eest, et ka ajakirjanikele sosistada, et tegemist on meie mõttega. Siis tuleb vastata, ja aus on öelda, et see ei ole meie mõte. Seda peab Reformierakonna käest küsima, et miks nad seda teevad, et võib-olla nad ei taha ühest või teisest isikust rääkida, nii hea kui räägitakse kellestki kolmandast, ei pea mõnele teravale küsimusele või enda jaoks keerulisele küsimusele vastama. Läänemets viitab sellele, et suures pildis on kõik peale Reformierakonna oma seisukoha Karise jätkamise osas välja öelnud. Isamaa ja Keskerakond toetavad Karist. Sotsid on selleks samuti valmis, kuid EKRE Karise poolt ei hääleta. Kardinate taga sahistatakse, et Michali jaoks ei ole Karis samuti esimene valik, mistõttu seda teemat Reformierakonna poolt praegu välditakse. Uute nimede ringi loopimine olevat vee segamiseks hea taktika. Kui istu president otsustab ära, kas ta soovib kandideerida või ei, siis me saame ka edasi rääkida. Kindlasti ta on tugev kandidaat, kelle üle arutada, aga meil ei ole ju täna ka teadmist, mida ta soovib edasi teha, et kõigepealt see on ikka inimese enda otsus. Samas õigesti aru, et täna veel Reformierakonna fraktsioon ei ole maha istunud ja arutanud selle üle, et kas me Karist toetame? Ei ole seda teinud ja ei ole ka ühtegi teist kandidaati arutanud. Pillaku sõnul läks Kionka nimi ringlema hoopis Toomas Hendrik Ilvese suust, kes tõsi täna ka meedias kinnitas, et tema esimesed valikud Kadriorus oleksid Riina Kionka, Jüri Luik, Mati Maasikas ja Küllike Sillas-Telling. Eelnimetatutele lisaks on varasemalt välja käidud ka sellised nimed nagu Allar Jõks, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Ülle Madise ja Indrek Neivelt. Poliitvaatleja Tarmo Jüristo kinnitab aga taaskord, et presidendi valimistel on siiani kehtinud üks reegel. Mida varem nimi välja hõisatakse, seda ebatõenäolisemalt kandidaat Kadriorgu jõuab. Samamoodi, et Karis tuli ikkagi, ütleme ausalt, suhteliselt üllatuskandidaadina peale mitut ringi, kus siis solgutati erinevaid inimesi, kes muidu juba omal lipsu või kleiti valisid, et amet vastu võtta. Üldiselt kipub pidama paika minu kogemuse järgi vist ka see, et need inimesed, kes ise hirmsasti vastu rinda taavad ja presidendiks saada tahavad, pigem selleks ei saa või nende võimalused selleks väga head ei ole. Nii et seal võib-olla eriti nüüd ütleme sellise Riigikogu protsessi raames natuke madalama profiili hoidmine või siuke, mis nüüd mina formaat võib tegelikult päris nutikas olla. Jüristo sõnul näeme me sellist erinevate nimedega õngitsemist enne augusti ilmselt veel. Inimest, kes kõigile sobiks poliitikas ilmselt ei leia. Selline, kes sobiks enamusele, sellise leiab, aga Riigikogus valimiseks on vaja sellist, kes sobiks superenamusele, et siis sellele 2/3 ja veidi rohkemale. Ütleme siin Kadriorus olles, et sealpool on president, sealpool on meil paavsti esindaja, et siis ongi sobib mõelda, et paavsti valimine on sarnaselt üles ehitatud. Et see ei ole tingimata võitjaks ei osutu tüüpiliselt mitte kandidaat, kes on kõige populaarsem, vaid see, kellel on kõige vähem tulisid vastaseid.